no tšau, sellised mõtted. Mis sa arvad, kas näiteks mingi korporatsiooni juhid või poliitikud või pankurid ja kas sa arvad, et pankurid teavad, mis nad teevad nagu sügavuti, nagu kas nad teavad, on neil kõik välja mõeldud, on neil teada, mis asi see reaalsus on ja kuidas siin need asjad käivad ja mis asjad on vaatenurgad või mis asi on teadvus või mis asi on armastus, kas sa arvad, et nad näiteks tõde peavad oluliseks väärtuseks? Kas nad teavad, kuidas toimub enesepettus? Arvad, et influencerid või life coach'id teavad? Arvad, et nad on valgustunud müstikud, kes näevad reaalsuse olemusse väga ja enda olemusse nagu hästi sügavalt ja sobivad influenceriteks või juhtideks ja arvad, et ülikooli professorid, kes on hästi palju raamatuid lugenud, teavad, kus sees nad asuvad. Ja teevad selle põhjal valikuid ja otsuseid. Arvad, et neil on enda jaoks kõik teada ja siis neil on teada ka see, mis sulle hea on ja mis asi ja kuidas, mis sind õnnelikuks teeb. Arvad, et need sellised asjad on kõik nendel inimestel selged. Arvad, et nad teavad, mis asi on enesearmastus, mis asi on üldse armastus ja mis asi on enesearmastus, kuidas seda teha, kuidas seda väljendada, mismoodi see peaks välja nägema, nagu see enesearmastuse asi. Arvad, et kusagil ülikoolid, maailma kõik ülikoolid ja tavakoolid räägivad sellest. On keegi õppinud kusagilt seda nagu, on popkultuuris õpetatakse sulle enesearmastust või õpetatakse sulle enesevihkamist ja võrdlemist teistega. Keegi ei tea, kõik paugutavad pimesi. Kõik sinu juhid, sa arvad, et su vanemad teavad, temad teadsid, kõik paugutavad pimesi. 99,9% inimesi paugutab jumala pimesi. Keegi ei tea mitte sittegi. Mina kaasa arvatud, ma ei ütle, et mina siin midagi tean. Aga see tähendab seda, et tähendab kogu vastutus langeb selles suhtes sinu õlgadele. Sina ise pead nagu selle töö ära tegema. Kuna sa ei saa mitte kellegi, tähendab kõik ma räägin, kõik elavad meelepettuses, jõhkras meelepettuses, kes rohkem, kes vähem, aga luulumaal elab. Aga nad käivad enesekindlalt, nad näevad enesekindlalt välja. Ma räägin, nad on nagu väga enesekindlalt kõnnivad sulle vastu, vaatavad silma, räägivad nii sinuga nagu nad teaks ja kõike. Ja jätavad sulle mulje, et kuule, see inimene tundub väga kompetentne. Tema järgi peaks vaatama. Aga siin reaalsuses on mingi triljoneid vaatenurki. On võimalus, tähendab lõpmatu arv vaatenurkadeks. Nagu. Kui ma küsin sult näiteks, kes sa oled, milline sa oled, need on kõik vaatenurgad, mis hakkavad tulema. Ükski vaatenurk pole tõde, nagu absoluutne tõde.
Need on lihtsalt vaatenurgad, kõik siin reaalsuses on põhimõtteliselt vaatenurgad. Kõik nagu, ja kui ma küsin sult, et milline sa oled, ütleme näiteks, et milline sa oled, kujuta ennast ette nagu mingit moodi, vot see on vaatenurk, sinust, mis sa arvad, mis toimub sinus. Vaata need need enesearengu inimesed, vaata see tuleb ka nagu enese vihkamisest, ma näen, ta ei tule nagu enese tingimustest, enese armastusest, vaid see algpunkt on ebapiisavustunne. Ma olen valmis ja nõus ennast armastama, aktsepteerima ainult sel juhul, kui mul tulevikus on täidetud need ja need tingimused. Aga hetkel ma tunnen ennast ebapiisavalt ja ei vääri armastust. Ja olen enesevihkamist täis. Aga käin ringi näoga, et ma olen väga enesekindel ja ma arenen, ma teen mingisugused progressi siin ja nüüd ma juba võin enesearengu staatuselt liikuda life coachi arengule ja nüüd hakata õpetama inimestele, kuidas ennast ebapiisavalt sisimas tunda tegelikult. Ja siis mitte 100% aktsepteerida ja kuidas tunda häbi mingite osade pärast endas. Mitte teadlikult muidugi, see toimub kõik alateadlikult, kõik elavad alateadlikult, see ei ole teadlikult, ei tee keegi midagi, keegi ei ole süüdi, nagu selles suhtes keegi ei ole süüdi. Keegi ei tea, nagu keegi ei oskagi teada, et sa ei tea seda, mida sa ei tea, keegi ei tea, keegi ei ole süüdi, süüdlast ei ole. Ei saa näidata ühele inimesele või tahaks ilgelt näidata nagu ühele inimesele, sina oled kõiges minu jamades süüdi. Aga ei ole sellist inimest, keegi ei tea. Tähendab, kes see vastu, sina ise peame vastutama. Ise peab enda jaoks järgi hakkama uurima, et mis asi see reaalsus on, nagu, mis asi see enesearmastus on, mis asjad need kõik need asjad on. Nagu, et mis asi see enesepettus on, miks on oluline tõde väärtustada, nagu kõik need asjad on nagu inimese enda teha. Ma ütlen siin selles maailmas see tõde, nagu, et sa tahad näha asju selgelt, nii objektiivselt ja neutraalselt kui võimalik. See tähendab, siin maailmas see ei ole populaarne väärtus, ütleme nii. Tagasi enesearengu või selles suhtes, vaata, et ma näen, et lõpp-punkt võiks olla selline, kus toimub enesearmastus, aktsepteerimine, just nende osade aktsepteerimine, mis on peidus ja mille pärast on häbi. Mingid ihad, need võivad olla mingid vajadused, need võivad olla mingisugused harjumused, ma ei tea, mingi käid salaja suitsetamas nurga taga või mis iganes, nagu kõik vastu vaatan, okei, ma võtan vastu selle. Nii. Kas ma saan isegi siis armastada ennast, kui mul on kõik need vead olemas ja alustada selles punktis nagu aktsepteerida ennast sellisena, mitte tunda süüd sellepärast, et sa oled olemas. Nagu, kas sa mäletad sellepärast, kas sa mäletad seda, et sa tegid valiku olemas olla? Nagu mäletad, et sa nagu valisid olemas olemise, nagu enne kui sa, kes iganes või mis iganes sa olid, kui see kui enne kui sa nagu ema kõhust välja tulid. Kas mäletad, et sa tegid mingi plaane ennem seda? Sa võib-olla tegid, aga mäletad, et seda tegid? Ei, järelikult sina ei ole süüdi, et sa olemas oled. No miks sa pead süüd ja häbi tundma sellepärast, et sa olemas oled? Sa ei pea tundma sellepärast süüd, keegi ei tea, sa sattusid mingisuguse keskkonda, kus kõik paugutavad huupi, keegi mitte sittagi ei tea, kõik on eksinud, enesekindlate nägudega eksinud. Ja siis, kui sa hakkab nagu mingisugused tunned ennast õnnetult või ma ei tea, mis iganes saamatult või sa ei teadnud lihtsalt, paremini,
keegi ei ole ju süüdi. Ja ma mõtlen, et keegi ei ole süüdi. Ka need inimesed, kes juhivad ja need enesekindlate nägudega pankurid, ka nemad ei ole süüdi. See toimub kõik alateadlikult. See inimesed ei tee, nad ei saa aru, mis nad teevad. Nagu see kunagi, keegi kusagil seal piiblis mingi lause oli, et enne kui see Jeesusist risti löödi, et ta oli öelnud, et isa andesta neile, et nad ei tea, mida nad teevad. Nad ei tea, mis nad teevad. Mina ka ei tea ja sina ka ei tea. Aga see on hea koht, kus alustada ja hakata nägema ära, mis asjad need, kus see häbi ja süü meis ennast petab ja võtta nagu hakata järjest rohkem vastu võtma seda, nagu õppida järjest rohkem. Ja siis ma näen, et kui hakata ennast armastama nagu eksistentsi, nagu reaalsust ennast, nagu elu ennast, seda esmast aspekti endas, mitte need sildid, mis pärast peale tulevad, aga seda, et ma eksisteerin ja olemas olen, mis iganes asjana ma olemas olen hetkel, seda hakata aktsepteerima ja armastama. Seda tuuma, seda kõige sügavamat kohta ennast ja siis me hakkame muutuma ise tõenäoliselt järjest rohkem selleks, aga selle kehastamine on kunst, no see praktiline pool on kunst, nagu järjest rohkem, võib-olla see esmane teoreetiline pool võib olla lihtne, aga seda järjest rohkem kehastada avatud südamega ja olles võimeline vahetama vaatenurki, saades aru, mis asjad on vaatenurgad ja olles võimeline nägema ka teisi vaatenurki, teades, et need on lihtsalt vaatenurgad, üks võimalus, kuidas asju näha. Siin reaalsuses on lõpmatult triljoneid võimalusi, erinevaid asju, vaatenurki, kuidas asju on võimalik näha nagu kõikide inimeste peale kokku. Mis sa arvad, et nüüd sinu vaatenurk mingi, kui palju sa üldse nendest triljonitest vaatenurkadest tead? Noh, kui palju? Mis eile uudistes räägiti, no okei, seda tead. See vaatenurk on teada. Üks vaatenurk, mis sulle ette kanti, kuidas üks riik teist vihkab ja kuidas üks on paha ja teile on hea. Okei, selle vaatenurga tead ja nüüd arvad, et sul on teada kõik nüüd. Kõik ülejäänud lõpmatu arv vaatenurki. Kõik on teada, kõik on nähtud, kõik on teada ja kõik on vastu võetud. Nagu kõik on aktsepteeritud ja suudetud neutraalse pilguga näha. Et ükski vaatenurk ei ole olulisem või õigem kui teine. Need on lihtsalt vaatenurgad. Ja, et see enesearmastuse asi, ma arvan, et kui see on üks oluline teema, mis asi see mina olen ja mis asi see armastus on. Ja siis nägu hästi enesekindlaks teha ja välja minna ja teha nägu, et ma nüüd tean, kuidas asjad käivad siin maailmas. Ja mis kõikidele teistele hea on. Ma tean, mis neile sobib, ma tean, kuidas seda tsivilisatsiooni juhtima peab, ma tean, kuidas tervist toidma peab, ma tean, kuidas lapsi kasvatada, siis lähed sellise näoga, mis inimesi õnnelikuks teeb, mis elustiili keegi elama peab, mis autoga sõitma ja mis palju lapsi peres olema ja kõik palju keegi teenima peab ja mille peale raha kulutab ja kuidas vaba aega veetma ja siis ajad oksa laiali, lähed sellise näoga välja, nagu sa tead neid kõiki asju. Nagu, ja mis asi teadvus on, sa tead, ma ei tea, mis asi gravitatsioon on,
mis kuulsused teevad, mis tähendab ja mis universum on, kuidas kõik, mis asi see kujutlusvõime on, mis asjad mõtted on, kust mõtted toimuvad, kust nad tulevad, mis nende kvaliteedi määrab, mis asi energia, mis asi sagedus on, jah, mis asjad, mis siin toimub ja saad teha näo, et sul on kõik teada. Ja nüüd võib minna tsivilisatsiooni juhtima. Jah, või pankasid. Piisab, ma arvan, sellest, kui õppida, teha tööd ja õppida, mis asi on tingimusteta armastus. Ta ei ole mingi romantiline armastus, ma ei räägi siin mingisugust romantilist armastust, kuigi see on üks vorm, aga ma räägin tingimusteta nagu metafüüsiline, ta ei ole nagu, ma räägin siin reaalsusest, mitte mingitest liblikatest kõhus ainult, vaid kuidas ma räägin siin väga sügavamast asjast. Et kui hakka teha enda jaoks see oluliseks, selle õppimine, sellest arusaamine, sügav kogemuslikult arusaamine, ma arvan, et see on juba päris hea algus. Ja siis võib-olla kunagi tekivad mingid ülikoolid ka, kus seda õpetama hakatakse. Kunagi selge, kõik head.